Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Hei kõik Raharaadio kuulajad! Enne kui tänase osa juurde lähme, on mul väike teadaanne. Nimelt otsustasin, et teen väikese heateo ja kingin ühele inimesele, kes on aidanud Eesti rahvast lähemale finantsilise vabaduse suunas ühe eelmise aasta keskmise kuupalga. Ehk siis netopalgana tuleb see umbes täpselt 821 eurot ja 96 senti. Loodetavasti ütlesin õigesti. Aga ühesõnaga, siit minu poolt kõigile väike üleskutse. Ehk siis, kui sul on keegi, kes on sind inspireerinud, motiveerinud, õpetanud, juhendanud või sulle heaks eeskujuks olnud, et sina hakkaksid oma raha paremini kasutama või siis oleksid nii-öelda finantsilises mõttes arukam, siis tule rahafoorum.ee/stipendium ja ole hea, tule pane kirja, mida see inimene sinu jaoks on teinud ja kuidas see sinu elu muutnud on või sinu käitumist ja siis hiljem juba žürii vaatab üle ja siis tuleb publikuhääletus ja siis kuulutame ühe võitja välja, kelleks võib siis osutuda näiteks just seesama kandidaat, kelle sina esitad. Ühesõnaga, veel kord tuletan meelde, aadress on rahafoorum.ee/stipendium. Ja nüüd tänase osa juurde. Täna otsustasin, et mängime uuesti ühe vana osa, mis ei ole küll Raharaadios kunagi olnud, kuid mis oli nii-öelda esimene katsetus, enne kui ma seda Raharaadiot üldse tegema hakkasin. Ehk siis idee oli üsna ammu ja siis 2014. aasta lõpus tegime Kristi Saarega väikese intervjuu, mis siis ka lõpuks ilmus blogipostitusena ja kindlasti ei saanud nii palju tähelepanu, kui ta tegelikult vääriks. Nii et otsustasin, et oleks üsna sobilik see siia taas üles panna. Pean vabandust paluma, et see kvaliteet kohati on nii ja naa, sest tol hetkel, kuna see oli esimene selline lindistus ja esimene intervjuu, siis ei osanud teatud asjadega arvestada, aga Aliina siin töötles seda üsna palju ja tegi, mis teha andis ja tuli üsna hea välja isegi. Et loodan, et sa naudid seda intervjuud. Seal on küll mõned asjad on aegunud, aga väga palju on sellist aegumatut infot, kus Kristi räägib oma algusest, oma õppetundidest ja paljust muust. Igal juhul mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama siis meie väiksest vestlust Kristi Saarega, kes ametilt on õpetaja, õpetab noortele inglise keelt ja siis finantskirjaoskust ka samal ajal. Lisaks peab blogi, mida oleme ka Rahafoorumis paar korda maininud, õpib täiskoormusega ülikoolis ja lõi ka siin oma mobiiliäpi alles hiljuti, mis siis on mõeldud inglise keele õppijatele. Et tegin siin kuulajatele jaoks ühe lühikese kokkuvõtte, aga nagu selgub, siis sul on hästi palju tegemisi ja nii edasi, et kindlasti kuulajad tahaksid natukene lähemalt kuulda, et kes sa siis oled? Jah, tere ka minu poolt. Eks ma olengi selline natukene hunt kriimsilm, kes teebki hästi palju erinevaid asju. Et tegelikult ma olen hariduselt riigiteadlane, siis ma läksin pärast seda õpetama ja nüüd ma õpin personalitööd ja siis koolis samamoodi ma õpetan inglise keelt ja majandust ja raamatupidamist ja matemaatikat ja igasuguseid muid põnevaid asju. Ja siis nüüd, kuna ma olen selline inimene, kellel vaba aeg kipub täituma selliste isevõetud ülesannetega, siis hakkasin blogi kirjutama ja mõtlesin, et minust võiks saada ka ju investor.
ja siis ma vaikselt nokitsengi selliste passiivsete ja aktiivsete sissetuleku ideedega. Et ühte su viimast blogipostitust lugedes veel paneb üllatama, et sul seda vaba aega veel oli? No ütleme nüüd vist enam väga ei ole, et nüüd tuleb kuskilt hakata mingeid asju ära võtma. Aga alustaks siis vestlust sellise ühe motiveeriva tsitaadiga või sellise mõttega, mis sinu jaoks nagu elus olulisel kohal on, selline läbiv mõte? Ma olen tegelikult selline inimene, kes selliseid motiveerivaid tsitaate iga natukese aja tagant vahetab, sõltuvalt sellest, et kus kohas ma oma elus olen ja hetkel on mul väga kõlama jäänud selline Unleash the Power Within koolituste idee, et piirid, mis su elus on, paned sa sinna sageli ise. Ja ma olen nendest piiridest siis viimasel ajal üritanudki tegeleda nii, et kui tuleb mingi huvitav pakkumine või mingi huvitav üritus või mingi väljakutse, et siis hoida tagasi seda enda piiride panekut, et ei, ma ei oska või ei julge või igasugused kahtlused, mis tulevad, vaid rohkem öelda igasugustele asjadele jah, näiteks kas või sellele intervjuule. Et see on siis nagu see tsitaat oli Henry Ford, kui ma ei eksi, et kui sa usud, et sa suudad, siis või sa ei usu, et sa suudad, siis sul on mõlemal juhul õigus. Jah, et sellest on hästi, hästi mitmeid variante, et kõik nendest on suhteliselt kasulikud. Aga et me ei oleks niimoodi üleüldise tasemel, et äkki tood mõne konkreetse näite, kus sa seda tsitaati siis enda elus rakendanud oled? Viimane suur otsus oligi siis, kui ma ostasin ülikooli minna, niimoodi, et ma jäin täiskohaga tööle ja läksin täiskohaga ülikooli ja siis ma muidugi enne mõtlesin, et ilmselgelt, et mul ei ole aega õppida ja teha ja tahaks nädalavahetustel niisama puhata ja kõike muud ja äkki mul on kõik, mida ma bakalaureuse õppisin meelest ära läinud. Ja ma mõtlesin, et pole hullu, et kui ei õnnestu, siis ei õnnestu, aga et tuleb pihta hakata. Ja nüüd juba hakkab lõpp paistma, nii et läks vist hästi. Aga et me siis ei jääks sellise üldise tasemele, et äkki siis tooksid mõne konkreetsema näite, et kus sa seda tsitaatiga rakendanud oled? Eks ma olengi seda rakendanud selliste suuremate otsuste tegemisel oma elus, et viimane oli ilmselt siis, kui ma otsustasin ülikooli minna, et magistrikraad ära teha, kus eks alguses tundus hirmutav, et täiskohaga töö ja täiskohaga kool ja kõik teadusartiklid ja esseed, mis sellega kaasnevad. Aga siis ongi see mõtlemise viis, et mis on kõige halvem asi, kui ei õnnestu, siis ei õnnestu. Aga siiamaani on päris hästi läinud ja nüüd juba lõpp paistab, nii et tundub, et läks hästi. Eks see lõpp on kõige raskem muidugi. Jah, see on mul kogu aeg kuklas, aga ma loodan, et sellega on ka niimoodi, et kui ma usun, et ma suudan, siis ma suudan need 55 või 66 lehekülge magistritöötle ära kirjutada. Paljud teised on suutnud, nii et küll suudad sina ka. Aga läheks siis selle meie põhiteema juurde ehk investeerimise juurde, et kuna iga uue tegevuse puhul on alati ka siis need ebaõnnestumised, eks. Räägiks siis mõnest sellisest ebaõnnestumisest, mis sinu jaoks on siin investeerimise maailmas või sellega seotud kõige suurem selline ebaõnnestumine olnud hiljuti? Muidugi, kui rääkida minu investeerimise summadest, eks ju, et ei ole nii suured, et ma nüüd saaksin väga, et süda tilguks verd, et mingid summad on vastu taevast läinud. Aga kui ma vaatan ikka alguses tehtud otsuste peale, et kui ma ikka investeerisin mingitesse väga kummalistesse laenudesse natukene mitte millegi muu kui sisetunde põhjalt, siis ma tahaks loota, et ma enam selliseid vigu ei tee, et kui ma neid ilusaid punaseis laene oma portfellis vaatan, siis need on see õppetund, et ära teinekord nii tee. Et kuulajatele täpsustuseks, et siis jutt on Pandora portfellist praegu? Jah. Et mitte otseselt eraisikutele antud laenudest. Kui ebaõnnestumisi veel siiani väga suuri olnud ei ole, siis õnnestumisi ikka on olnud, et äkki tood mõne huvitava, ma ei tea, kas siis tehingu või mõne huvitava õppetunni, mis sa õppinud oled, et mida sa pead selliseks suurimaks õnnestumiseks? Ma arvan, et minu tegelikult kõige suurem investeerimisega seotud õnnestumine on see, et ma otsustasin teha seda valiku, et ma hakkan aktiivselt teiste investoritega suhtlema. Et ma läksin kohale erinevatele investeerimisteemalistele üritustele,
koolitustele ja hakkasin ise seda blogi kirjutama, sest et see on selline ajavõit, kui sul on võimalik õppida teiste inimeste kogemustest, et ei ole vaja ise kõiki raamatuid läbi lugeda, vaid võtta see julgus kokku ja isegi kui sa väga algaja oled, minna ja kuulata teisi targemaid, et see tootlikkus on siiamaani ilmselt kõige suurem investeeringutest olnud. No eks me omast kogemusest on samamoodi, et kui minul hakkas investeerimishuvi tekkima, siis samamoodi alustasin mingit investeerimismängu internetis, aga seal tegelikult põhilised õppetunnid tulid ikkagi sellest, et sai teiste inimestega suhelda, kes olid siis mõnes asjas targemad ja kogenumad, eks. Et ei pidanud ise neid kõiki vigu omal nahal päris läbi tegema. Täpselt. Aga teeks väikese sammud tagasi. Et sa nüüd, ma saan aru, et sa oled nüüd umbes aasta aega investeerinud või kauem? Ma olen investeerinud 2 aastat nüüdseks. Ma olen blogi pidanud peaaegu aasta aega. Et siis 2 aastat ühesõnaga ikkagi üsna, no mõnes mõttes mõeldes üsna pikka aeg, eks teises mõttes jällegi üsna hiljuti. Et aga paneks korraks ennast nüüd sellisesse olukorda, nagu kindlasti üsna paljud kuulajad on. Ehk siis et kui sa ei olnud mitte ühtegi investeeringut veel teinud, polnud investeerimismaailmas tegutsema hakanud, et mis sind siis investeerimisega alustamisest nagu tagasi hoidis? No tagasi hoidsid sellised eelarvamused, mis ma tagantjärgi mõelnud, et ma ei ole isegi väga kindel, kus need eelarvamused on tekkinud, aga sellised ideed, et investeerida saab ainult siis, kui sul on hästi palju raha. Või siis see, et see investeerimine oli kuidagi mingi selline ärimeeste ja pankurite selline erahobi. Ja siis ka kolmandaks igasugused sellised ideed, et aga kui sa investeerid, siis ju kõik see raha võib kuskile täiesti ära kaduda, et mitte sellised väga ratsionaalsed mõtted, lihtsalt mingid ettekujutused, mis olid kuskilt sisse jäänud ja kuna ma ei teadnud sellest valdkonnast piisavalt palju, siis nad saidki mul seal peas õitseda ja saigi alustada investeerimisega kõvasti hiljem, kui oleks võinud. Kusjuures mulle tundub, et need on üsna levinud mõtteviisid. Et kui ma praegu, kui sa neid ette lugesid, siis ma hakkasin ise ka mõtlema, et tegelikult eks ma ise mõtlesin ka samamoodi, et tol ajal, et see on mingi hästi keeruline raketiteadus, et sa pead olemagi seesama filmist nähtud ülikonnaga mees, kes hommikust õhtuni arvutiekraani vaatab ja tõenäoliselt on ka 2 ekraani lahti korraga graafikute ja asjadega ja analüüsid käivad ja nii edasi, eks. Ja täpselt, ja seal ongi see, et me näemegi, ma ei tea, filmides selliseid ja kui sa vaatad, siis äripäeva piltidel on ka tavaliselt sellised pintsakus mehed, et ei ole sellised eeskujulised, et nagu ma Eesti kohta ei oskaks öelda, et ma oleks pannud kuskil uudistes tähele, et ongi nüüd keegi mingi väike investor, kellest kirjutatakse, et kes hakkaski tavapalgaga investeerima. Sellist asja lihtsalt kuidagi ei eksisteeri. No, sinuga oli siin intervjuil, et äkki on toimumas selline väike muutus mõtteviisis. Aga selles mõttes on jah, need blogid on ka head just, et see nagu levitab seda mõtteviisi järjest rohkem. Kui ma siin umbes pool aastat tagasi otsisin, võib-olla isegi natuke rohkem tagasi otsisin blogisid, mis Eestis investeerimisteemat nagu kajastaksid, siis tegelikult leidsin üsna mitu, aga selliseid, kus keegi nagu järjepidevalt ka kirjutaks, oli heal juhul 2, eks. Aga nüüd mul on tunne, et need on ikka rohkem tulnud ja loodetavasti tuleb ka juurde, et see mõtteviis justkui tundub levivat. Eks see ongi, et keegi peab nagu ees teed rajama, et ka vaakumist tühjalt head ideed ei teki, aga kui keegi blogib, siis keegi loeb, mõtleb, et et mul on ka samasugused head ideed, mida jagada ja nii see tekibki. Aga kui sa nüüd oleksid täna samas olukorras, kus need kuulajad, kes ei ole veel suutnud investeerimisega alustada või mõtlevad, et võiks nagu hakata, aga ei ole kuskilt suutnud pihta hakata, et mis oleks sinu 2-3 sammu, mis sa teeksid siin järgmise 6 ajaga näiteks? Ma arvan, et esimene samm on ikkagist ilmselgelt see, et tuleb oma rahaseis üle vaadata, kas teha seda eelarvena või lihtsalt vaadata pangakontole või mõnda muud süsteemi kasutada, et kas seda raha üldse on, mida investeerida. Ja teine samm oleks võtta
võtta raamatukogust või raamatupoest käia osta endale mingi väga-väga selline algajate raamat, mis selgitab, mis see investeerimine üldse on. Et siinkohal ilmselgelt Roosaare rikkaks saamisõpik oleks Eesti olukorras selline ideaalne algusraamat, mis peaks sellise maailmapildi tekitama, et mis see investeerimine üldse on ja mida on võimalik teha. Ja kolmandaks üritada leida oma tutvusringkonnast need paar inimesed, kes investeerimisega tegelevad, sest et nemad oskavad ilmselt kõige rohkem nõu anda. Aga nüüd muidugi sa ütlesid, et kui seda raha ei ole, või et vaadata, kas seda raha on, aga kui seda raha ei ole, mis siis tegema peaks? Kuna mina töötan õpetajana, siis mina alustasin investeerimist selles punktis, kus seda raha ei olnud. Ja lahendus ongi selles suhtes kahepoolne. Variant 1, et sa üritadki leida endale uue kõrgemalt tasuma töökoha. Kuna mulle oma töökoht meeldis, siis see ei olnud väga reaalne variant. Variant 2 on leida endale mingi lisatöökoht, mingid kõrvalhobid, midagi sellist, mis suudavad su sissetulekut suurendada. Et mina olen läinud seda teed pidi, õpetan lisaks täiskasvanuid ja teen aega-ajalt tõlkimist ja mingeid koolitusi, et sealt tuleb see raha, mida mina saan investeerida. Muidugi teine pool on seal sellest, et tuleks ka siis vastavalt kulusid kontrolli all hoida, et see teenitud raha nüüd kohe uuesti kuludesse ei läheks, eks? Jah, seda küll, eks ju, aga see ongi sellise mõtteviisi küsimus, et kui sa oled siiamaani hakkama saanud selle rahaga, mis sul on, et siis tegelikult ei ole väga õigustust, et su kulud suureneksid, aga seda tuleb kindlasti silma peal hoida, sest et see ahvatlus kindlasti tekib, et kui on raha, et midagi ilusat osta. Et näed, tersku pangakontole tuli jälle 500 eurot juurde, et ammu juba oled mõelnud sellest väiksest reisist kuhugi, et läheks, võtaks puhkuse ja käiks ära, eks. Aga nüüd sa alles mainisid ka hiljuti, et siin paar küsimust tagasi, et sa otsisid teisi inimesi, kellega suhelda ja tänu sellele blogile tuli rohkem inimesi, kellega suhelda. Ilmselt ma olen sinuga nõus, et kõige parem variant on see, kui sa ei ole sellel investeerimisteel nii-öelda siis üksi, aga mind huvitaks, et mis on see sinu jaoks kõige parem või kasulikum nõu on olnud, mis sa selle suhtluse käigus oled saanud? Ma arvan, et võib-olla mitte isegi nagu otseselt nõu on, aga nende inimestega suheldes see tõdemus, et ei ole ühte 100% õiget viisi, kuidas investeerida. Et on tegemist sellise maailmaga, kus on nii palju erinevaid võimalusi ja läbi blogi ma olen ka kokku puutunud igasuguste inimestele, kes investeerivad sotsiaalpangandusse, kes dividendaktsiatesse, kes reaalselt aktsiaid ostavad ja müüvadki ja kasutavad igasuguseid optsioone ja kõike muud, kes tegelevad kinnisvaraga või kes investeerib väärismetallidesse. Neid erinevaid teekondi, kuidas investeerida, on väga-väga palju. Et alguses, kui sa alustad, siis ongi see hirm, et äkki ma teen midagi valesti ja oleks väga tore, kui keegi kuskil kirjutaks juhendeid, nii teed ja siis saadki rikkaks. Ostavad seda aktsiat täna ja siis täna tuleb. Jah, täpselt. Ja ka see teine tõdemus, et ma ei ole siiamaani mitte ühegi inimesega rääkinud, kes oleks mulle öelnud, et ma ei ole mitte kunagi ühtegi halba otsust investeerimisel teinud. Nii et see on ka selline natukene lohutav. Selliseid inimesi ilmselt ei eksisteeri. Välja arvatud need, kes ei ole investeerinud, aga neil on see üks halb otsus, et nad ei ole veel investeerima hakanud, eks? Jah, ilmselt küll. Aga on ka mingi selline hästi konkreetne näide, et kuidas see teadmine sind aidanud on? See teadmine on mind aidanud ka näiteks niimoodi, et kui ma hakkasin sotsiaalpangandusse investeerima, mis ta on praegu olnud väga mitu aastat juba turul, 5+, siis kui näiteks vestluse sees ma isegi mainisin, et ma investeerin sotsiaalpangandusse, siis väga paljud inimesed on nagu sellise väga kahtlustava suhtlusega, et ei, et mis mõttes, et sa annad mingitele inimestele, keda sa ei tea, laenu, et kus sa tead, et nad tagasi maksavad. Et selline kindlus, et ma olen teinud oma otsuse, ma olen selle kohta uurinud, ma olen leidnud teised inimesed, kes sellega tegelevad, et on täiesti okei, kui mina teen asju teistmoodi. Et siis ühesõnaga ei lase ennast nii väga häirida sellest, kui keegi arvab seal teistmoodi. Jah. Kusjuures Markoga see intervjuu, mis oli blogis hiljuti, seal oli sama teema jälle, et halvimad otsused tulid need, kus kuulasid teisi. Jah, sest need inimesed, kes kõige vaidemini nõu annavad, on need, kes tegelikult väga palju asjust ei tea.
et need inimesed, kes on investeerimises sees, need annavad alati nõu sellisega, et arvesta kõiki nagu riske ja uuri sellele lisaks, et igasugused sellised tingimused, et sa peaksid ise vastutust võtma. Aga kui sa asjast midagi väga ei tea, siis on väga lihtne öelda, et aga osta nüüd selle aktsiat ja siis on kõik hästi. Kinnisvara tõuseb vastasena. Jah, täpselt. Teine asi on see, et kui sa väga investeerinud oled, siis eriti ei tahagi nõu anda, sest et sa tead, et minule sobiks siuke tehing, aga sinule võib-olla ei sobi selline tehing, et võib-olla sinu riskitase ei vasta sellele, eks. Aga siin oli nagu üks variant, et mis inimesed on sulle soovitanud, et sa tegelikult enne juba soovitasid ühte raamatut, aga on sul Jaagu raamatut juba soovitasid, ehk on mõni raamat, mis sinul või mis võib-olla sinule enam ei ole abiks, aga mis sa arvad, et alustavale investorile näiteks oleks selliseks toeks või juhiseks? Jah, eks see muidugi sõltub igasugustest valdkondadest, millest inimene huvitatud on. Minule endale, kui ma hakkasin finantsteemalisi raamatuid lugema, siis üks selliseid kõige mõjukamaid oli tegelikult Millionaire Next Door, mis on siis praeguseks suhteliselt vana raamat, aga mis räägib sellest, et kuidas päris elu miljonärid tegelikult elavad, et meil on see ettekujutus, et kui sa oled rikas, siis sul ongi Lamborghinid ja oma aednik ja kõik muu. Aga et kui tegelikult uuritakse, siis miljonärid elavad täiesti tavalist elu, et seal räägitakse väga palju sellistest harjumustest, headest finantsharjumustest, mis tekitas täitsa tunne, et jah, et on kõik täitsa võimalik. Ja teine raamat, mida ma soovitaksin, mis ei ole otseselt nagu investeerimisega seotud, aga mis on lihtsalt selline silmaringi avaldav, mis aitab nagu selle arusaamisel jõuda, et majandus ei ole ainult numbrid ja ainult ratsionaalsus, oleks Freakonomics, mis siis räägib juhtumite põhjal sellistest kummalistest seostest inimeste tegude ja majanduslike muutuste koha pealt. Et sealt jõudis minuni nagu lõplikult see arusaamine, et majandus, kuigi seal on väga palju numbreid ja väga palju tabeleid, siis ei ole alati lõpuni ratsionaalne. Seda viimast ma olen isegi lugenud, et see on tõesti selline huvitav lugemine ja teisest küljest ka mõtteviis avardav ehk. Et paneb päris palju selliseid stereotüüpe sedasi numbritesse või sellisesse analüüsi alla ja selgub, et tegelikult ei ole päris nii, nagu tundub, eks. Jah, täpselt, et ta ongi selle maailmapildi avadamise koha pealt nagu väga-väga lahe raamat. Kas sa nüüd oma investeeringute käigus kasutad ka mingit internetilehte või mingit tarkvaralahendust või midagi, mis on nagu sulle abiks või toeks, kus sa otsid infot siis või kasutad kuidagi, ma ei tea, eelarve jaoks või arvepidamiseks või midagi sellist? Ma olen selline vanakooli inimene, ma kasutan Excelit kõigeks, milleks vähegi võimalik, et mu eelarve osaliselt jookseb Excelis ja oma investeeringuid järgin ma ka üldiselt Excelis, et ta on selline lihtne ja loogiline, et kuna ma olen neid süsteeme juba vaikselt välja töötanud, et kuidas ma oma asju jälgin, siis ei tundu väga mõistlik hakata neid mingile muule kujule üle kodima. No, Excel on jah, üsna selline hea variant. Ja eriti hea on siis, kui on mõni tabel ka valmis tehtud juba, et kui ise ei oska teha, siis tegelikult neid variante on üsna palju. Peaks lihtsalt sobiv üles leidma. Ja eriti tore on see, et tegelikult on just nagu selle finantsvabaduse koha pealt on väga palju selliseid häid tabeleid, mis kalkuleerivad, et kui kiiresti su investeeringud kasvavad ja mis summa sa saaksid sealt välja võtta ja sellised asjad, mida sa ise ei viitsiks teha ja mida tõenäoliselt sellisesse kõige tavalisemasse eelarveprogrammi keegi ei hakka panema, sest tavainimesel ei ole sellist asja lihtsalt mitte kunagi vaja. Et see on üsna niisugune nišivärk, et väike protsent inimestest. Aga nüüd oleme rääkinud natuke sellest teekonna algusest, sinu väikestest edusammudest ja pisikestest ebaõnnestumistest, et ilmselt need suuremad on veel ees, sest et kes igaüks kaotab kunagi suuremaid summasid ka. Vaataks nüüd natuke tuleviku suunas ka, et hiljuti alustasid sellist asja nagu naisinvestorite klubi. Et räägi, kus sul selline idee üldse tekkis? Seal on väga mitu erinevat põhjust, miks see idee tekkis ja eks ma olen seda kukkas päris pikalt mõlgutanud. Esimene küsimus on ikkagi see, et Eestis on meil ilmselgelt palgalõhega väga suuri probleeme ja
ja üldse selline majanduspanganduse investeerimine kipub väga meeste teema olema. Aga lõpuks nagu see otsus sai kivisse raiutud siis, kui ma siin paaril viimasel koolitusel käisin ka selle Roosale workshopil ja teisel koolitusel, kus ma lihtsalt vaatasingi publikusse, et heal juhul 10 inimesest 1 oli naisterahvas. Ja ma olen seda Bondora puhul ka jälginud, kui kunagi seal lehel veel oli investorite jaotus soo järgi, siis oli naisinvestorid samamoodi 10%. Et mu tekkiski nagu see küsimus, et milles siis on probleem, et kus need naised on, et me teame, et meil on väga palju tublisid edukaid naisi, uuringud näitavad, et naistel tavaliselt finantsdistsipliin kipub isegi veidi parem olevat, et miks nad siis oma raha ei investeeri. Ja ma tõstatasin selle diskussiooni ühes naistegrupis ja seal pakutigi välja, et tegelikult on probleem, et paljud naised ei julge kuidagi alustada, et nad ei julge investeerimist sellistele koolitustele kohale tulla, et kuna me ühiskondlikult kuidagi eeldame, et mehed investeerimisest teavad rohkem ja kuidagi koolitunnis jookseb ka nagu välja, et numbrid ja poisid ja matemaatika, et võib-olla oleks vaja sellist keskkonda, kus oleks võimalik teiste samamoodi mõtlevate naisterahvastega kohtuda ja kus oleksid olemas ka juba sellised konkreetsed eeskujud, kes ise oli investeerimisega alustanud, et just seda stereotüüpi murda, millest me eelnevalt ka rääkisime. Kusjuures ise mõtlesin ka selle teema peale, kui sa rääkisid praegu, aga omast kogemusest jällegi mulle tundub, et kui on sellised tudengitele mõeldud koolitused, siis seal on isegi naisi üsna palju, mõnel juhul isegi rohkem kui mehi. Et võib-olla on lootust, et noorema generatsiooni seas stereotüüp on vähehaaval vähemalt murdumas. No, eks seal on ka muidugi see küsimus, eks ju, et naised isegi kui nad koolitustel rohkem osalevad, siis nad reaalselt investeerimisega alustavad arvuliselt vähem. Et seal on nagu kuskil mingi selline väike lüke puudu, et miks nad ei jõua selle teadmise saamisest selle esimese investeeringu tegemiseni. Et siis klubi roll võikski olla natukene see, et siis see vahelüli sinna luua, et koolituselt on teadmine saadud ja siis klubis oleks võimalik ka seda reaalselt rakendama hakata. Jah, põhimõtteliselt, et me esimese klubi kokkusaamise lõpetasimegi sellega, et kõik, kes kohal olid, pidid paika panema konkreetse eesmärgi, mille nad 30 päeva peavad ära täitma, et mida nad teevad selleks, et oma finantselu üle rohkem kontrolli võtta. Et seal mainiti ka, et oleks vaja sellist et jälgimist, et keegi teine nagu kontrollib ja julgustab, et sa oma eesmärke ka täidaksid, et muidu üksinda ise kodus eesmärke püstitada on natukene kummaline ja siis natuke raske neid ka jälgida. Eriti siis, kui veel ei ole seda julgust või teadmist, millega edasi minna. Jah, täpselt, või et mis see esimene samm siis üldse võiks olla. Aga täpsustaks natukene siis, et kelle jaoks see klubi siis täpsemalt mõeldud on ja kas seal on ka mingid piiranguid liitumisel kellelegi? Jah, piirang on see, et tegemist on naisinvestorite klubiga. Sellega me oleme päris kindla piirangu pannud, aga üldiselt ootame kõiki naisi, ka neid, kes on investeerinud, kui neid, kes ei ole kunagi investeerimisega tegelenud või isegi jõudnud sellele mõelda. Grupi peamine idee on, neid eesmärke on mitu. Esiteks, et sellist finantsharidus, finantsteadmist, investeerimistarkust, et seda populariseerida ja jagada. Ja teiseks pakkuda siis võimalust, et sarnaste huvidega inimesed saavad oma investeerimiskogemusest rääkida ja nõu küsida ja selline grupi tagasiside ja arutelud, et kokkuvõttes kõik targemaks saaksid. Aga oletame, et meie kuulajad siin osad ei ela Tallinnas kindlasti, et kas neil on ka mõtet sellega liituda või on see ainult tallinlastele sedasi? Ja on täitsa võimalik liituda, täitsa mõttekas, meil on ka väga palju naisterahvaid, kes Eestis ei ela liitunud, kes ajutiselt kuskil välismaal on. Pärast iga kokkusaamist tuleb Facebooki gruppi kokkuvõtte sellest, et millest me rääkisime, on võimalik mingit diskussiooniküsimusi püstitada. Lisaks grupis jookseb ka pidevalt selliseid uudiseid, mis on päevakajalised, mis puutuvad teemasse, et on võimalik ka virtuaalselt teiste grupi liikmetega arutleda. Ja kolmandaks, eks me tuleviku perspektiivis mõtlema ka selliste digilahenduste peale, et võib-olla mingid webinarid või
või striimida mõnda kokkusaamist või mingid sellised variandid, et tänapäeva tehnikaga on ju tegelikult kõik võimalik. Et ühesõnaga asukoht ei ole oluline? Ei. Peaasi, et teema vastu huvi on ja tahaks tegutseda. Aga oletame, et näiteks mu naine nüüd kuulas seda juttu ja arvas, et tahaks ka liituda. Et mida ta siis tegema peaks? Ta peaks tegema seda, et ta teeb lahti Facebooki ja Facebooki grupp on nime all Naisinvestorite klubi, peaks otsingust täitsa välja tulema ja saadab liitumispalve või siis minu blogi kaudu, ka seal on link olemas, et Naisinvestorite klubiga liituda. Ja siis, kui keegi administraatoritest online on, siis kiidame avalduse heaks ja ongi täitsa klubi liikme ja saab hakata kommenteerima ja nõu küsima ja oma ideid jagama. Et mingit liikmemaksu ega avaldusi kuskil tegema ei pea? Ei, hetkel me alustame täiesti sellise vaba ühendusena, kus kõik oma huvide põhjal käivad koos. Et ühesõnaga Facebookis Naisinvestorite klubi ja siis saab grupiga liituda? Jah. Aga läheks nüüd korraks natuke teise teema peale, et oma blogis oled paar korda maininud, et tegeled mingi heategevusega. Et kui see saladus pole, siis äkki räägid, mis see südamelähedane valdkond on siis, millesse sa oma aega panustad? Jah, eks kuna ma töötan hariduses, siis eks see Eestis olegi natukene heategevus, et igasuguste haridusalgatustega, aga hetkel, kuna ma ei ole kahjuks küll aega leidnud, siis osasid asju ma toetan rahaliselt. Näiteks Toidupanga tegevus on mulle väga südamelähedane ja siis, kui võimalik, siis ma toetan ka erinevaid haridusalgatusi. Näiteks Ameerikas on selline leht nagu Donors Choose, kus õpetajatel on võimalik küsida abi õppematerjalide hankimiseks ja viimati, kui ma mõne annetuse tegin, siis ma annetasin Wikipediale ka tänuks sellele, et ilma Wikipediata poleks ma vist kunagi ülikoolis nii edukas olnud. Et sellised erinevad asjad, et ma arvan, et see on lihtsalt oluline, kui sa enda elus oled jõudnud sellisesse punkti, kus sul on võimalik investeerida, siis selleks hetkeks on võimalik ka natukene teisi inimesi aidata. Kusjuures üsna paljud sellised finantsteemalised raamatud on ka selle mõttega, et üks suur soovitus on see, et pane 10% sissetulekust heategevusele. Jah, see on ameeriklaste puhul eriti see 10%. Ma tunnistan ausalt, ega ma 10% oma sissetulekust ei saa kõrvale panna, aga mingi iga väike summa tegelikult aitab, et see on selle mõtteviis, et see raha annab ka vabaduse teisi aidata. No, pean tunnistama, et minul ta ka päris 10%-ni ei ulatu, aga vähe avalika. Et lihtsalt USAs on ilmselt see annetamise teema ka veidi populaarsem, et seal on vist kõige rohkem annetatakse üldse vist terves maailmas, kui ma õigesti mäletan. Täitsa võimalik, jah. Aga sellegi poolest mingi osa võiks ka minna heategevuseks, tekitab võib-olla endas ka tunde, et sa saad seda endale rohkem lubada ja võib-olla leiad siis investeerimiseks ka rohkem raha lõpuks. Ja praegu on jõulud tulemas, nii et on võimalik rõõmu jagada. Igale poole. Jah, täpselt. Aga lõpetuseks siis räägiks natukene sinu isiklikest eesmärkidest. Et 2 aastat oled investeerimisega tegelenud, aga miks sa seda üldse teed? Et kuhu sa siis jõuda soovid sellega? Mina olen täiesti konkreetselt ja mustvalgel kirja pannud, et hiljemalt 40. eluaastaks peab finantsvabadus olema saavutatud, mis siis tähendab seda, et minu passiivsed sissetulekud ületaksid minu elamiskulused, ehk siis tööl käimine ei oleks enam kohustuslik. Ja mis sa siis teeksid? Viskaksid jalad seina peale või? Ei, ilmselt mitte. Ma olen selline inimene, kellel meeldib igasuguseid mingeid projekte ja selliseid uusi algatusi algatada, aga ma ei ole selline inimene, kellel meeldib 8-5 tööl teha, et näiteks mulle meeldiks väga poole kohaga mingitesse asjadesse panustada, mis mulle endale südamelähedused on. Ja ma ei välista ka seda, et ma võib-olla leian mõne töökoha, mis mulle väga meeldib ja töötab 14 tundi päevas, aga see teadmine ja vabadus, et ma ei pea seda tegema, on see väärtus. Miks ma seda küsin, on just see, et väga tihti, kui seda finantsilist vabadust ka sellist mainida, siis inimestel tuleb pähe see pilt,
et sa nüüd saad passiivse sissetuleku ja siis viskad jalad seinale ja jood oma martinisid või istud palmi all kuskil, eks. Et aga siiani ma ei ole vähemalt kohanud eriti selliseid inimesi, kes reaalselt ka sellist plaani nagu teeksid, et ma nüüd jõuan finantsilise vabaduseni ja siis ma ei tee midagi. Pigem just ongi see, et ta annab sellise vabaduse või kindlustunde ja võib-olla võimaluse siis mõnikord rohkem valida, millega sa tegeled, eks. Jah, siin ongi see küsimus, et finantsiline vabadus, et see ei ole see eesmärk, vaid see on vahend selleks, et sa saaksid igasuguseid teisi oma eesmärke ja soove täita. Et ma ise mõtlen täpselt samamoodi. Aga kuidas sul sellega siiani läinud on? Tegelikult on läinud täitsa hästi. Võitis alla natukene alla 2 aasta selleks, et suuta siis umbes täpselt 1 kuu jagu sissetulekut aastas luua, et eks ta umbes 1,5 aastat, 2 aastat aega võtab, et see tähendab, et juba järgmiseks jõuluks võib-olla võiks investeerimise tulud hakata lähenema 2 kuupalgale aastas, et ma hakkan mõtlema, et see 40 aasta eesmärk oli võib-olla liiga pessimistlik, et peaks isiklikuks väljakutseks selle mõne aastat ettepoole tõstma. No jah, teine külg on muidugi see, et praegu on head aastat selle koha pealt. Jah, seda küll, aga eks investeerimisega ole see, et nagu mida varem, mida rohkem sa suudad varakult teha, siis seda suurem on see mõju pikas perspektiivis, et kui ma praegu suudan natuke rohkem investeerida, on see kõvasti väärtuslikum kui siis, kui ma... Jah, seda kindlasti, et kui see motiveerib täna rohkem panema, siis tasuks kindlasti nii mõelda. Et isegi halbade aastate puhul on siis ikka seis parem, eks. Aga teeks selle koha pealt, võtaks otsad kokku, aga enne kui me lõpetame, siis võib-olla sul on veel mõni selline huvitav soovitus alustajatele, mida nad võiksid teha ja teisest küljest siis räägi ka seda, et kus nad sind leida võiksid, et kus su blogi on ja kus su mõtteid lugeda saab ja sinuga ühendust võtta saab. Mu esimene soovitus oleks see, et inimestele meeldib väga tihti uusaasta lubadusi teha, et nad 1. jaanuaril lubavad, et nad midagi aasta lõpuks teeksid. Et ma finantside puhul soovitaksin just vastupidist, et tehke endale lubadus, et te teete midagi ära enne 1. jaanuari, et siis on 2015 aastat palju parem alustada. Et muidu on aasta aega, et algust teha, aga kui praegu teha lubadus, siis on umbes täpselt kuu. Ja mind on võimalik leida minu blogist moneyisyourfriend.eu. Kirjutan 2-3 korda nädalas oma mõtetest, oma kogemustest ja näitan oma portfelli reaalseid kasvunumbreid, et on võimalik vaadata, et kui nüüd enne jõule algust teha, siis kus võiks olla aastal 2016. Aitäh sulle selle aja eest. Isiklikult olen ka kogenud, et sa kirjutad ka väga aktiivselt oma blogi kommentaarides, nii et kui kellelgi küsimusi, mõtteid on, siis tasub ka sinna panna. Aga siis ühesõnaga loodan, et paljud võtavad su väljakutse vastu ja teevad siin järgneva 1,5 kuu jooksul siis midagi ära. Ja kui keegi soovib Kristit midagi täpsemini küsida, siis moneyisyourfriend.eu ja sealt leiab üles. Et me paneme kõik need lingid ja asjad ka siia blogi postituse alla, et siis on hea üles leida. Aga suur tänu, et leidsid aega ja loodame, et suutsid motiveerida palju kuulajaid tegutsema. Nii, ma loodan ka. Aitäh sulle ka. Nonii, loodan, et said sellest intervjuust nii mõndagi huvitavat teada. Võib-olla said natuke motivatsiooni juurde, võib-olla leidsid mõned huvitavad uued allikad, millesse süveneda. Ja kui see viimane on see, mis sina leidsid, siis leiad need lingid kõik ilusti üles, mis saate jooksul mainiti. Ehk et kõik need raamatud, Facebooki grupid ja muud soovitused leiad üles aadressilt rahaforum.ee/012. Vabandust, rahaforum.ee/RR012 ehk siis Raharaadio 012. Et sealt lingid leiad need üles. Aga minu poolt tänaseks kõik ja kohtume järgmises saates.